mis vahe on ilupediküüril ja jalaravispetsialisti teenusel? Mis on soolatüügas, konnasilm või koledad paksud küüned? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse Jalaravikabineti podcastist. Tere taas kuulama Jalaravikabineti saadet Terved jalad, terve elu. Täna räägime sellest, miks on jalgade tervis kogu keha seisundi seisukohalt nii oluline. Ja stuudios on Jalaravikabineti looja Monika Simm ning treener ja terviseekspert Kristi Vaher. Tere! Tere! Tervist! No alustamegi siis kohe sellest, mida ma juba siin hoogsalt välja lubasin, ehk miks on jalgade tervis kogu keha seisundi seisukohalt nii oluline. Et Monika, oskad sa selle paari lausega mulle praegu lahti rääkida? No see on ju tegelikult lihtne, eks ju, et kui aju ei tööta, keha ei tööta, kui jalgu all ei ole, siis ei saa edasi. Ei saa edasi ju, ei liigu kuhugi. Väga lihtne, väga lihtne. Kristi, sina oled töötanud treenerina ja praegu sa töötad, kus ma saan õigesti aru, glükoosi määramisega seoses mingisugusel olulisel positsioonil? No oluliselt kindlasti, et tänapäeval on see diabeet on eriti muutunud aktuaalseks. Ja ma töötan AB Medicalis siis glükoosi monitooringu sensorite ja glükomeetrite alal. Et praegu see sensorite teema on muutunud hästi aktuaalseks, hästi populaarseks, et mitte kui ta on küll mõeldud ju ainult meil eelkõige diabeedikutel esimesele teisel tüübile, et teha seda elu lihtsamaks, nad ei peaks ainult sõltuma siis oma näpuotsa verest, et see pilt, mida sensor annab, et see on hästi lai ja hästi põhjalik ja tegelikult mina arvan, et ka ütleme, nii-öelda siis terve inimene võiks ainult korra aastas kui mitte 2 korda teha siit läbi enda analüüsi, et just aru saada, kuidas temal siis mingi see elustiil, kuidas tema toitumine, kuidas ta liikumine ja treeningud ja magamine, uni, stress, töö, selle veresuhkru tegelikult mõju avaldavad. Ja siis kutsuda üles, et kui ei oska ise hinnata neid tulemusi, et siis võtta ühendust mõne targemaga spetsialistiga ja siis neid asju ideaalis muuta, et asi paremaks läheks. No jõudsime kohe üldiselt üksikule, sest hakkasime rääkima nagu diabeedist, aga Monika, ütle mulle, kui sinu juurde tuleb inimene oma jalgade murega, et kas sa saad kuidagi aru ka, et et tal võib olla diabeet või et tema jalgade probleem võib olla diabeediga seotud, et nagu minu arusaamise järgi jalad on jalad, et need asjad nagu kuidagi silma ei hakka ju. Ja see on, seda on mulle ennegi öeldud, et mis mõttes, kuidas sa näed, eks ju. Jalgadest näeb nii palju erinevaid algavaid probleeme ja sa saad ennetada erinevaid haiguseid, nagu me varasemaltki oleme rääkinud, et isegi kahtlus, et maksaga on asjad valesti, võib juhtuda, et sa saad jalgadest seda tegelikult selle info alguse. Loomulikult veresuhkru kõikumine pealt näha, no vaata mind on ju, ma olen pealt näha täiesti terve inimene, eks ju, täiesti normaalne. Kui ma sulle otsa vaatan, mulle tundub nii. Nii, ja tahes tahtmata pead sa vahel oma vereproove tegema, seal ütlevad vereproovid kõik hästi, et sul ei ole viga mitte midagi, eks ju. Aga nüüd mina tegin katsetuse ära selle glükomeetriga ja ütlen, et jah, selle sensoriga tähendab ja ütlen niimoodi, et meie klientidel võib kahtlustada näiteks esimene asi, mis meelde tuleb, on kannalõhed. Inimene ei ole mitte kunagi, tal ei ole kunagi probleeme olnud, sest ma tean näiteks, mis mul praegu üks juhtum meelde tuleb, ta on 7 aastat meil käinud kabinetis, ta on saanud oma esmasest murest lahti, järsku põmm, mis asi see on? Appi, mul on kannad nii lõhki, ma ei saa aru, mis toimub, eks ju. Ja kõikide vereproovide tagajärg oli see, et kõik on hästi, eks ju, et ei ole midagi. Minul tekkis mõte, et kuule, et äkki sa proovid mõõta nagu järjepidevalt seda veresuhkurt ja siis selguski, et teatud toitudega lööb tal selle veresuhkru nii kõrgele, ja siis kukub kõmdiki alla, eks ju, ja see kõigub päeva jooksul liiga tihedalt ja see tekitab nahas reaktsioone.
lisaks sellele, et ta tekitab palju muid terviseprobleeme, eks ole. Et see oli nagu naha ja kanna lõhena tuli ta nagu esile ja see tuli väga järsult, sest tal oli väga pikalt olnud hästi tugev tööstress. Et tal oli väga pingeline aeg, selline pool aastat, eks ju, ja see väljendus temal kannalõhede kaudu. Ja siis, kui hakkasime jälgima, lõppes muidugi see lõpuks tema puhul lõppes see ikkagi diagnoosiga, et tal oli vaja alustada ikkagi seda insuliini nagu abistamist selles mõttes, et see organism ikkagi töötaks normaalselt edasi, eks ju, et tema jäi hiljaks selle residentsuse astme pealt, nagu et ta jõudis diagnoosini, aga see oli see kannalõhe tegelikult. Mida tal kunagi enne ei olnud. Nii nagu perearst vaatab keelt, nii vaatab siis Monika ja tema teised kolleegid, podoloogid vaatavad inimese jalgu ja loevad sealt nii mõndagi. Ja varbavahedest kannalõhedeni ja tegelikult ega ei saa öelda, et podoloogina ma oleks vaadanud alati ainult varbavahesid või ainult seda jalalapa. Ma ikkagi pealaest jalatallani juba inimese ukse sisse astumisel ma juba tegelikult hakkan analüüsima, mis mure tal olla võib ja kuhu me võiksime seda tähelepanu pöörata. Olgugi, et tegeled jalgadega, vaatate inimest oma kabinetis kui tervikut? Ikka, ja alati 100%, sellepärast, et sa ei saa öelda, et su küüs kasvab paksuks ainult sellepärast, et tal on seal nüüd just nimelt ainult see seeninfektsioon. Seal on nii palju erinevaid põhjuseid ja üks nendest on veresuhkur. Kristi, sa oled olnud hästi pikalt ka treener, et räägime korra sellest ka, et oled sina ka nagu teinud tähelepanekuid, et kuidas näiteks jalaprobleemid võivad siis mõjutada inimese rühti, liigeseid, lülisammast, selliseid asju, mida võib-olla treener rohkem märkab. Ja kindlasti, et see on ju inimese rühis ja selles kehahoiakus, et kuidas ta seal treeningutes ennast hoiab ja kuidas ta üldse aru saab, kuidas see keha liikuma peaks. Et ka need inimesed, kes käivad tegelikult personaaltreeneriga treeningutes, siis see, kuidas inimene hoiab ennast, et see tuleb hästi palju sellest üldisest elustiilist, et kus sa kontorilaua taga ikka istud mõnda kühmus, vajud sinna pehme tooli peale ära, just, lähed diivani, siis läheb koju diivani peale, siis sa oled järgmine kord seal lössis ja siis kogu aeg see nagu, läheb aina niisugune tugevamaks. Ja siis sa tuled jõusaali ja siis sa ei oskagi ennast nii-öelda hoida, oled samamoodi seal kühmus, et selles mõttes, et ma ikkagi julgustan inimesed, kui on mingid tunnevad, et kuskilt vajuvad ära või kuskilt tekib mingi pingevalu, et sellega tegeleda ja julgelt minna siis nende inimeste juurde seal jõusaalis, kes oskavad sulle seda abi anda. Sest hästi oluline on üks asi on jalanõud, milles me kindlasti siin edaspidi räägime, aga ka just, et see tehnika oleks treeningutes korrektne, sest keha on kaval. Kui kehal on raske, siis keha hakkab otsima mugavamat asendit ja lihtsust sealt, kus ta võib-olla ei peaks seda otsima. Et kas sa vajud ära, kas üks või teine kehapool teeb natuke rohkem tööd, kas hakkavad õlad tõusma, kas hakkavad randmed painduma, et me ei taha ju teha nii-öelda see, et me teeme ühele kehaosale, siis tahame teha seda head, teeme rühti tugevamaks, aga teistpidi me teeme muudele liigestele liiga, et seda tuleb hästi jälgida. Kas sa oled treenerina seda ka märganud, et kui inimesel näiteks, ma ei tea, et on lampjalad või muud sellised mingisugused jalgade asendiga mingid probleemid, et kas ta siis kipub ka harjutuste ajal kogu keha nagu kuidagi nagu mitte kõige õigemas asendis olema? Ongi see keha hoiab ennast nii, nagu tal on parem, kus ei teki ebamugavust, et inimene alateadlikult, kui ta just ei näe ja ei hakka kohendama oma keha asendit või muutma midagi, siis ta ajapikku vajubki seal mingite probleemide tõttu, on siis võlvi lamenemine või mis iganes, et tal on ebamugav, toetab valesti ja see süveneb aina. Nii et need on üks väiksed nüansid, et tegelikult hakkab kõik hästi pisikestest detailidest pihta, et jõuda need suuremad rühipositsioonid ja valud ja alaseljavalud, et kõik sinna õigesse kohta, et sageli ka alaseljavalud, mis on hästi sage probleem, tulenud just jalatallalt. Kas need on siis valed jalanõud, vale astumine, vale istumine, et kõik, ja kui sa tegele korseti ja süvalihastega, siis kipub see kõik süvenema.
Siuke vaheküsimus, et inimestel on ju igasugu kõnnakuid, on ju ühte ja teistpidi naljakaid, et kas sellist asja nagu tuleks või saaks ka muuta, et ta üldine kehahoiak või rüht oleks nagu parem või see on lihtsalt, et kui sul on mingi kõnnak kaasa antud, et siis niisugusena sa siis oled ja käidki? Ei, seda kindlasti mitte, et kõik on ju tegelikult harjutada, kui inimene ikkagi pidevalt ja juhendamise või siis enda teadlikkusega hoiab, jälgib, et kui sa ikkagi tuletad endale kogu aeg meelde, et kõht on sees ja selg on sirg, õlad vabad, siis sa hakkadki seda tasapisi hoidma, aga alguses ongi see, et ega inimesed ei viitsi tegeleda sellega, mis on ebamugav. Et palju lihtsam on see niisugune kerge niisugune lössis olek ja niisugune mugavus, aga see, et hakkab kuskilt neid pinget tekitama, et see teadlikkus tuleb hiljem ja sageli on see, kui keegi sellele tähelepanu pöörab, et ta ise ei oska, ta harjub sellega ise nii ära, et lisaks ka samamoodi, et miks on nende, toome korraks selle sensorid siia sisse tagasi, et ka veresuhkur nende suurte kõikumistega ja ülemiste alumiste piiridega, et sageli inimesed ei oska neid sümptomeid nagu paika panna, et milline tunne sul tekib kõrge veresuhkruga, milline tunne sul tekib sellega, kui veresuhkur läheb hästi madalaks. Aga proovi neid tundeid kirjeldada, mina tahaks küll praegu väga teada. No ütleme, et madala veresuhkruga see on üks ülimalt ebamugav tunne ja ma olen sportlaste puhul pannud, eriti kes on üks selle rangelt dieedil, tähele, et nad panevad need sümptomid pigem kõrge vererõhu peale. Et see on selline, et sul hakkavad käed kergelt värisema, tuleb külm higi, süda puperdab, paha on olla ja võib-olla hakkab ka pea natuke tuksuma, et äkki ma jõin liiga palju kohvi. Mis ei ole ka, mis ei ole mul ka on võimatu. Küll mõnikord selline tunne olnud. Mis ei ole ka võimatu ja siis ongi, et sul pea käib veidikene ringi, käed värised, et ma pean, võib-olla veel tooma ennast üles ja pean sööma, aga ongi, sa võid väikse ampsu magusat võtma, võin midagi sööma, et see võib-olla see toiduvahe on läinud märkamatult, see päevaste tegemistega hästi-hästi pikaks ja siis ta läheb sinna nii liialga numbrite poolest, et jälle, kui sellega ei tegeleta ja see on aasta lõikes kogu aeg läheb pikemaks, siis on neid inimesi, kes harjuvad nende tundetega ära. Ja mina olen arvanud, et see on kohvi üledoosist. Ega see ei ole ka võimatu, et ta on ka kohvist, aga see on üks võimalus, mida sa ei suuda kunagi tuvastada, kui sa ei ole seda sensorit sel hetkel peal hoidnud. Et sa võid võtta, kui sa oled teadlik, võtad glükomeetriga, siis sa näed ka selle suhkru ära, aga me keegi ei suuda ennast torkida nii palju, et saada päeva lõikes aru, millistes amplituudides need suhkrud liiguvad ja kui kiiresti nad liiguvad. Et see on see, mis annab selle pildi ette, et mis kõrgustes, mis magalustes nad ära käivad ja kui kiiresti need jõnksud teevad, et diabeedi seisukohalt või üldse ka terve inimese seisukohalt on ju isegi kui see suhkur on veidi kõrgem, siis oluline on see, et ei olekski neid piike, kiireid tõuse, kiireid languseid, vaid see veresuhkur oleks võimalikult lauge. Ja seda näebki ära siis selle sensoriga. Moonika, tahtsid midagi lisada? Ja, ma tahtsin öelda lisaks nendele sümptomitele, mis on just seesama see kätesurin ja see selline, mida nad vererõhu kõrgeks nimetavad, et mul on praegu vererõhk lihtsalt nii kõrge, et ma vist liiga kiiresti tõusin tooli pealt püsti, on. Seesama asi toimub ka jalgades. Et sääremarjad tõmbab selliseks surinaks ja ebamugav, valulik nagu elektri selline sähvatus on, et meile tuleb hästi palju neid inimesi, et ma vist liiga kiiresti, et ma nii kardan teie juurde tulla, et mul on nagu stress on, eks ju, et ma arvan, et ma tulen arsti juurde, siis mul on hirmus, on ju. Tegelikult need samad asjad, kõik nad arvavad, et see on vererõhk, on ju, aga tegelikult on see tingitud sellest, et ta ei söönud hommikul, ta on natuke närvis, eks ju, ta tekitab enda keha stressi ja siis on need samad sümptomid. Aga mis siis saab, et kas siis nagu, kui sulle tundub, Moonika, et inimese jala ja muud üldisemad probleemid võivad olla seotud tema veresuhkru kõikumisega või siis sa kahtlustad isegi, et äkki tal on diabeet, et kas sa siis saadad ta kuidagi perearsti juurde või mis sa edasi teed siis? No loomulikult esiteks, kui need sümptomid, nagu Kristigi ennem kirjeldas, eks ju, ja kui juba näost on, näo ilmest, keha keelest on juba seda näha, et see kõik asi ei ole korras, sest et number 1 on hirm, eks ju. Me kõik oleme mingis ajahetkes kartnud arsti juurde minna, on ju. Ja selleks ongi, miks me pakume tass teed, tass kohvi, eks ju, miks meil on alati komm seal samas, kus klient istub, et on olemas kommid, see on see esmaabi,
Et siis ta läheb nagu nii-öelda enam-vähem paika, aga kui tal see probleem on, siis tuleb selle probleemiga ikkagi tegelema hakata. Ja seda me lihtsalt kontrollimegi läbi selle, kuidas tema jalad on ja kui seal on väiksemaidki sümptomeid, mis võivad viitada, et tema veresuhkur hüppab üles-alla. Me küsitleme klienti, jah, mul on pingeline aeg, jah, mul on sellised tegevused, jah, ma söön hommikul näiteks kell 5 hommikul, järgmine söök on kell 5 õhtul, et need annavad kõik info, et oleks tark minna perearsti juurde seda kontrollima. Et seal võib olla tegemist täiesti. Ja selleks on ideaalne vahend seesama sensor. See annab sulle märku, millal sa sööma pead, millal sa jooma pead, kuidas sul on ja nagu Kristi ütles, lauge. Hästi lauge, jah. No selles tean, et see Carsensi tootjad on hästi kaua tegelikult olnud turul glükomeetritega, nii et selles ta on firma, kes tunneb diabeedi asju väga hästi. Ja see sensor on Eestis olnud sellest aasta algusest ja no selles on hea meel, et inimesed ongi, et ühed ütleme, et diabeediku jaoks on oluline, et need näidud oleksid täpsed, et ta saaks teha nende alusel raviotsuseid, aga ütleme, teha nii-öelda siis kas siis tervele inimesele või prediabeedis oleva inimesele või kes kahtlustab ka, ütleme, et tal ongi mingi mõistetamatu väsimus, et sageli ei osata panna, just ongi, et sul on ärevus, sul on stress, sul on kätevärin, et üks asi on see madal suhkur, aga et neid ei osata panna sinna veresuhkruga konteksti. Et selles mõttes et ma ikkagi julgustan ka inimesi, kes kahtlustab, midagi on veidike valesti, midagi võiks korrigeerida, panna ka see Carsensi sensor peale ja vaadata, mis tulemused on. Kas või toitumise koha pealt näiteks, et alguses oli meil juttu sellest samast kaerahelbepudrust on ja mina olen enda peal selle kõik läbi teinud, mina kaerahelbeputru süüa ei saa. See viskab mul veresuhkru niimoodi, et mul tuleb kohe peale toitu siuke uni peale, ma võin magada tund aega täiesti sügavat ööund, eks ju. Aga minule mõjuvad pasta ja pizza kuidagi niimoodi. No, siin tuleb hästi palju jälle välja see individuaalsus toiduses. Et me ei saa võtta, et meil kõigile mõjuvad kõik toiduained ühtemoodi. Et on neid, kellel see kaerahelbepudel on üks imeline toit, panna sinna veel valku juurde, munavalku, kodujuustu, mida iganes, ja ta hoiab kõhu sul täis pool päeva, sul on see veresuhkur väga ilus lauge, ja teised on see, et üks asi on see, kui inimene valku seal kõrval ei kasuta, no siis on paratamatult, ta on puhas süsivesik. Paned sinna veel moosi või midagi juurde ja siis no ikka moosi ja mett. Ja ikka magusat midagi, rosinaid ja siis ta viskabki paratamatult, see on puhas süsivesik, mis viskab selle veresuhku kõrgele. Nüüd, kui sinna panna kõrvale midagi valgulist, olgu siis munavalge, praegu on hästi populaarsed on pahupudrud, et sa vahustad ka selle munavalge sinna juurde, väga maitsev, kõht on täis, aga jälle minul individuaalselt ta seal üleval otsas käib ikkagi ära kõrgel. Nii et kõik asjad ei toimi kõigil ühtemoodi. Kristi, sinul endal siis ka veresuhkur kõigub? Mul ikka, kui ma olen inimene, loomulikult kõigub. Nii et okei, teeme selle asja selgeks. Mingil määral kõigil kõigub, see pole iseenesest katastroof, et küsimus on see, et kui suured või kui kõrged need lained on ja kukkumised? No jaa, et see üks asi on see, me tahame saada, et need lained ei oleks hästi kõrgete langemiste ja kiirete tõusudega, aga oluline on ka see, et see ei tähenda, et me peaks oma menüüst need toiduained välja jätma, et kui mulle ikkagi meeldib pasta, mulle meeldib see kaerahelves, et seda lihtsalt saab natuke reguleerida, et praegu on hästi popiks muutunud ka näiteks on see, et mis järjekorras mingit toite süüa. See on see glükoosirevolutsiooni raamatuga seoses, et meil oli siin sügisel ka üritus sellega seoses, et ongi, et on osa inimesi, kelle toimib väga hästi, et kui sa jätta see süsiveek sinna kõige lõppu ja see veresuhkur on palju laugem, ei teki neid piike nii-öelda. Nii et julgustan katsetama just, et iseenda toitudega ja sealt panna siis väiksed nüansid paika, et kui ikka saab selle oma lemmiktoiduga jätkata, aga samas saab selle veresuhkru korrigeerida ilusamaks, siis minu arust on see sensor väga suur abimees. Kas veresuhkru tasakaalus hoidmiseks on lisaks toitumise kõrval oluline ka liikumine? Loomulikult. Ilma liikumiseta ei saa mitte midagi ja sellepärast ongi, et kui aju töötab, aga jalgu all ei ole, eks ju, siis millest me siis räägime, eks ju, et jalad peavad olema korras. See on
ajast ja arust, et see on vundament. Et hästi liikuda peavad olema jalad terved ja hästi hoitud ja peavad olema õiged ja sobilikud jalanõud ja teil mõlemal on kindlasti selles vallas nagu palju kogemusi, et minule isiklikult tundub, et need tänapäeva spordijalanõud on nagu ülimõnusad, et nad on hingavad, nad on pehmed, aga kas podoloogi seisukohast on nad ka piisavalt nagu ütleme probleemset jalga nagu toetavad või tuleb nendel inimestel ikkagi vaadata nagu mingite spetsiaalsete taldade poole või kuidas sellega on? See on ikkagi jälle individuaalne, eks ju, aga on ka teatud sellised, ütleme, 5 põhiasja ja kõigile spordijalatsitele ma siiski ei soovita panna tallatugesi alla, sest jalalihas ei tööta, kui me ei võimle, eks ju. Et näiteks on need, kõige parem on muidugi paljajalu käimine kuskil ja see ei ole betoonpõranda peal, ei ole hea, eks ju. Vaid ta oleks just selline ütleme muruplats või konarlik, ma soovitan käige liivarandades paljajalu, see nagu treenib seda tallaalusel lihaseid, venitab meie kõõluseid seal on ju. Aga mis nüüd puutub, spordijalatsid on mitmeid, eks ju, üks on mõeldud näiteks trennisaalis olema on ju, teine, sinna ma ei soovitaks tallatugesi panna, seepärast, et seal peab mida peab jalg tegema, treenima treeningsaalis on ju. Aga kui me käime näiteks tänava peal, siis peaks olema ikkagi paksema tallaga ja seal võiks olla, kui me käime asfalti peal näiteks Tallinna linnas, Tartus või näiteks Soomes mul oli hästi palju selline mäest üles, mäest alla, munakivi, eks ju. Et seal ikkagi on vaja abistavat ja eriti kui on mingi halluksvalgus või rahvakeeles kont on ju, et see ristvõlv ei lähe lahti, ta ei vajuta seda lahti, see jalg ei funktsioneeri originaalis on ju. Aga mitte nagu nii, et ma paneks igasse spordijalatsisse tallatue alla, et see oleneb ikkagi situatsioonist, kus ta on selle spordijalatsiga, kas ta kõnnib nagu mina kõnnin Sketchersiga iga päev võimalikult palju kiirelt poodi tagasi, eks ju, või ma olen seal treeningsaalis, eks ju, seal lindi peal või jõusaalis on ju, siis seal on ikkagi teine jalanu. No ma tuleks siinkohal ka see, et ega treeningsaalis on nüüd, kui sa oled poodis, on seal üldtreeningu jalatsid ja siis on sul see jooksu jalatsid, et iga asi ei sobi ka igale poole. Et kui sul ei ole, kui sa ei käi iga päev trennis ja ei ole see asi nii püsiv, et siis ei ole vahet, et peaasi, et sul midagi jalas on. Aeroobikasaalis pehme jalanu jooksul, sul peab olema see põrutuse natukene, ta balansseeriks seda ära. Kui käia jõusaalis, siis jälle ülakeharjutuste pole oluline, mis sul see jalas on. Kui on ikkagi jalgades surumised, on see kükid, on need mingid muud asjad, siis mida stabiilsem sul see aluspinnas on, seda parem, et see ei ole koht, kus siis seda pehme tallaga tossu kasutada. Et siis on variant, ongi soki veel. Ja sul on tunnetus palju parem, sa saad selle, et see koormus jaguneks võimalikult stabiilselt, on see kanna keskosa, on need kolmnurgad seal päkkade all ja sul on see kindel hoiaks, mis tähendab ka seda, et ülejäänud keha nii põlvest kui vaagnast on stabiilne ja paigal. Sa kontrollid seda palju rohkem. Nii et me ei saa öelda, et kõik asjad sobivad igale poole, aga kui jalanu jääb takistamaks selleks, et mul ei ole näiteks finantse, et neid osta, et trenni minna, siis on ükskõik. Pigem treening üleüldiselt kui see, et me hakkame mingid väga spetsiifilist jalanud otsima, et alati leiab lahenduse. Ehk siis ei ole tegelikult nagu halba, ütleme, igale inimesele tuleb ikkagi vaadata. Tähtis on see, et see tema jalg ja selle jalatsi laius ja pikkus oleksid õiged. Ehk siis mina soovitan alati, et kui on võimalik sellel jalanul võtta seest tema enda originaali see selline pisikene õhukene sise tallaosa välja, astuda selle peale ja kui ma seisan täiesti sirgelt ja ma silmanurgast näen seda äärt, eks ju, siis ta on paras. Kui ma ei näe seda, siis ta on kitsas. Samamoodi varba ots, kui sinna ei mahu iga inimese enda pöial täpselt vajutades sinna kinga nina ja oma varba vahele, siis ta on liiga lühike.
sest see 1,5 sentimeetrit peab saama ta liikuda. Ahaa, ma ei arvanudki, et nii suur peab jalanõu jalas olema. Oli minu arvates 1,5 sentimeetrit. Sentimeetrine vahe peaks olema umbes, eriti kui on mingi liikuva, ütleme treeningute mõttes ongi mingi jooksu asjad, siis peaks see vahele sulles, muidu see varvas käib sul sinna kogu aeg vastu, mis tähendab ja seda ma tean, kui ma olen näiteks matkanud ja on palju mäest alla minekut ja ei ole päris õiged jalanõud, no küll siis varvas pärast valutab, sest et ta nagu käib liiga palju selle nina vastu. No ei ole võimatu, et sinna tekivad ka villid ja oled varbaküüntest ilma. Paljude jooksjate rõõmud. Ja siis on see, et varbaküünest ilma matkamisel varvas, ütleme, kui tal on teine varvas pikem kui suur varvas. Mida mul on ilmselt? Nii, siis ta tekitab siia liigese peale sulle ilusa konnasilma, on ju. Kõige see veel ei ole nii suur lasi. Selle saab veel kuidagi kiiremini ja lihtsamini kreemitades, kui ta ei ole seal olnud nagu juba aastakümneid, on ju. Aga kui siia vahele tekib pehmekoeline konnasilm. Sa mõtled varvaste vahele? Jaa, siia varba vahele, et ütleme see teine varvas, mis on pikem, läheb konksu selline nagu tekitab haamri kuju, on ju. Ja nüüd, kui suur varvas veel siia vahele hõõrub, siis tekib siia selline pehmekoeline konnasilm. Ehk siis algul on ta nagu kõva, ta pressib peale, aga ta on nagu veninud nahk seal. Ja vot seda juba naljalt ja lihtsalt tagasi ei triigi, mina ütleks. Need inimesed, kes armastavad kõndimas käia ja matkamas käima, võiksid ikkagi ka hoolega mõelda, et millised need jalanõud neil selle juures jalas on ja kuidas see jalanõu tal siis jalga toetab, kui ta kas mäest üles või mäest alla läheb. Sihtotstarve on minu arvates see kõige targem sõna, et kuhu sa lähed, kaua sa oled selle jalanõuga, aga igal juhul pikkus ja laius peab õige olema. Et igal juhul on ta siis näiteks, mina ei saa öelda, et 10 sentimeetrit kontsu on alati halb. See sõltub sellest, kas ma seisan 15 minutit sellega, kui mitu kilomeetrit ma sellega kõnnin, kui palju ma lasen oma seljalihastel nii-öelda laisad olla. Või paned jalga ja lähed istud teatris selle kontsakingaga. Ja sa kõnnidki reaalselt ainult võib-olla 3 minutit selle aja jooksul, eks ju, aga sa oled väga ilus, on ju. Et sellepärast mina ei ütleks, et see on müüt, et see on alati kõige hullem ja kõige halvem jalanu. Kui teie mõlemi klientidel on juba selline diabeedieelne seisund, siis milliseid soovitusi te neile seoses liikumise ja jalgade tervise ja üldise elustiiliga soovitate? No liikumise see võiks olla ideaalis iga inimese nädala mõnepäevane osa. Et kui 3 korda nädalas ikkagi käia trennis, oleks väga tore, kui käia iga päev liikumas, oleks veel toredam, aga no ma näen oma treenitajate pealt, et elu tuleb vahele. Olgu see siis töö. Minu meelest tuleb kole ilm vahele. No selles mõttes, kui tuleb siseruumi minna, siis ei ole see kole ilm nii väga takistuseks, aga seal võib tekkida see moment, et kui ma tulen töölt ja jõuan vahepeal koju, siis motivatsioon kaob lihtsalt just, et ei saa sealt püsti ja siis tulevadki need kodused toimetused, tulevad lapsed, tulevad söögid, tulevad koristamised ja siis et ma lähen homme. Et vahel see homme lihtsalt läheb nädala pikkuseks. Et leida enda jaoks, et ei ole ühte ideaalset treeningut jälle kõigile, täpselt nagu ei ole muudes asjades ideaalselt kõigile sobivat asja. Oluline on see, et see liiguks. Leia, katseta, kellele meeldib käia seal rühmatreeningus, seal on kamp, seal on, mine ütleb, et seal läheb aeg palju kiiremini kui see, kui üks jõusaalis käia. Tänapäeval on treeningsaalides on ka neid nii-öelda rühmatreeningu variandis jõusaali treeninguid, kes kardab minna üksi, et ta ei tea, mida nende vahenditega teha. Siis mine sinna. Ideaal loomulikult on personaaltreener, kes on ainult sinu jaoks, paneb tehnikat paika, paneb koormused paika, sest inimesed kardavad nii-öelda ülepingutada või see on see esimesest harjutusest peale mõte, mul on ju need ka veel, ma ei saa oma jõudu ära kasutada. Ma muidu neid ei jaksa ju teha. Et see on kõige klassikalisem, need vabandused, mis seal peas käivad, et ma alati ütlen nendele, et kui te suudate mulle leida ühe põhjenduse, mis mu enda peas ei ole läbi käinud,
siis ma lasen teil ühel harjutusel lõdvemalt teha, et siiamaani ei ole seda juhtunud veel. Aga juhtub sellist asja ka, et vaata tulevad trenni need keskealised mehed, kellele nüüd on arst öelnud, sest nad on lõpuks ometi läinud arsti juurde, võib-olla naine on ajanud, võib-olla on mingisugune terviserikke olnud põhjuseks, miks nad lõpuks läksid arsti juurde ja siis nad said teada, et neil on kolesterool kõrge, neil veresuhkur kõigub ja kõik muud seisundid viitavad sellele, et jah, et diabeedi eelne olukord või siis diabeet ongi juba käes. Ja siis need mehed tulevad trenni ja nad ju mäletavad, kuidas nad nooruses tegid ja jaksasid, et kas neid siis tuleb hakata nagu natuke nagu suunama ja tagasi tõmbama, et ära nüüd ennast ära lõhu kohe selles trennis. No see on hästi individuaalne inimestest, meestel ikka see ego on aeg-ajalt päris suur, ma kunagi tegin seda teist ja kolmandat ja kõige hullem on see, kui sul kõrval on naisterahvas ja teeb ju palju suuremate raskustega, no see on see ei saa alla jääda, no kõik olema, kui treeneril on ka ees, see on kohutav lihtsalt. Nii et aeg-ajalt ikka tuleb ja selles mõttes, et see, et kellegi tagasi tõmbamine, et mulle meeldib entusiasm ja ma julgustan, kutsun inimesi trenni, samas tõmban nüüd tagasi. Et ongi, et see tehnika jääks puhtaks, eriti jõusaali mõttes, et rühmatreenikutega natuke teine stiil, aga et jõusaali mõttes, et koormused on tore ja tore, kui inimene pingutab ja annab selle lihasele selle impulsi, et me peame ju viima lihase nii-öelda sinna ebamugavasse staadiumisse, et ta areneks. Ja mida rohkem meil on lihasmassi, seda rohkem meil on seda, mis meid tulevikus nii-öelda ilusti püsti hoiab, aga see on ka see, et lihas on põhiline, kes ju kasutab glükoosi energiaallikana või saab saata oma jõuni, mis tähendab seda, mida rohkem on lihasmassi, seda stabiilsemaks me saame muuta ka oma veresuhkru. Ahaa, see on küll huvitav asi teada. Just, et mitte ainult see, et hoiab meid tugev ilusana, saame sirgelt seljaga käia ja astuda korrektselt, on põlved võib-olla ka tervemad, aga just ka, et see energia kasutus hoopis muutub lihasmassiga koos. Nii, Monika. Siin tuli väga hea lause, mis minu arvates tulebki esile tuua, mida ma räägin kogu aeg. Tuleb klient, issa mu põlved nii valutavad, küsid kui vana, 50 pluss on ja mis tööd oled teinud? Füüsilist tööd, eluaeg. See ei tähenda, teatud vanuses hakkab lihasmass vähenema ja nüüd kui me ei saa oma veresuhkurt näiteks kas või selle sama sensoriga kontrollida mingi, mina soovitaks natuke tihedamalt seda teha kui 1 kord aastas, sellepärast et kui ma olen 50 pluss vanuses, tegelikult juba 35 pluss vanuses peaks seda hakkama jälgima, et lihasmass ei väheneks, vaid ta säiliks, me ei pea olema fitnessid, me peame säilitama, sest see on see koht, mis hoiab meil veresuhkru. Mitte nii, et ma olen meesterahvast, tulen trenni, issand, see naine teeb palju rohkem, mul on nii häbi, ma ei lähe sinna tagasi. See on aju ainuke loll vabandus. Tegelikult ei ole asi selles. Asi on selles, et sul on veresuhkur kõigub, ta hüppab üles alla, sa oled väsinud, sul on stress, sul on paha olla. Mine käi 3 korda nädalas, tee 3 kilomeetrit jalutuskäiku ja tee lihastele natukene trenni ja sul on kõik palju parem. Ma tahaks natuke tuua see, et kui nüüd inimene paneb sensori peale, tegelikult on see õige, et ütleme, et 2 nädalat on ta peal, 15 päeva on peal, et tegelikult on pool kuud, annab sulle seda informatsiooni. Ideaalis võiks loomulikult, kes nüüd ei katseta iga päev seda pilti saada pikemaks, ütleme, et 2 sensorit teeks 6 aega, siis võiks teha mingi analüüsi ja siis teha pool aasta pärast näiteks väikese korduse. Nüüd treeningute osas, et diabeediõed ja arstid ikkagi soovitavad samamoodi, et kui see veresuhkur peale sööki kipub kõrgemaks minnama ja diabeedikutel enamasti ikkagi läheb, siis oluline on see, et see liikumine ikkagi, rahulik liikumine, lähed jalutama, toob seda veresuhkrut alla. Nüüd, kui inimene läheb intensiivset treeningut tegema, olenemata mis see siis on see raske jõusaali treening, on see mingisugune hüppamistega treening, siis see sensor võib hetkeks saada inimesed segadusse, sest ta viskab veresuhkru kõrgele. Ja see on see kehareaktsioon, et kui tal on raske, siis ta peab nii-öelda kehasse laskma suure hulga seda kohta, kust keha saaks seda jõudu tagasi saada. Nii et ta viskab selle glükoosi ülesse ja siis hakata seda alla tulema.
nii et vahel inimesed ehmatavad ära, et sensor on peal, öeldakse, et liikumine toob veresuhkru alla, aga jah, et siis käib mingi jõnks üles, et seda tuleb aeg-ajalt selgitada neile. Ehk siis tuleb õppida ka lugema seda sensorit. Just. Räägime natukene laste jalgadest ka ja laste jalgade tervisest, et sellist 50+ me oleme juba nagu ära rääkinud. Et kui teadlikud üldse vanemad on sellest, et kui oluline on laste jalgade tervist hoida? Ega ei ole tegelikult väga teadlikud, et viibisin ise eile sellises seltskonnas, kus erinevate laste, ütleme seal kuni 15 oli nende siis lapsed, seal 4-15 ja ikka ükskõik millises seltskonnas ma viibin alati, ja ma tahan küsida, eks ju, et kõigepealt number 1 on see, nutimaailm, istume nagu küsimärgid on ju, laps seisab, ma näen ise bussi või trammiga liikudes, kuidas ta ei saa isegi nagu trepist üles minna, tal on see asend on õlad ees, küür selgas, nina maas, telefon käes, eks ju. Aga see ju ei mõju jalgadele ju. Kõik arvavad. No iga üks arvab, et see mõjub su nagu turjale. Ja, just, et kohe nagu esimene reaktsioon on turi, eks ju, aga tegelikkuses on ju see, et kui aju on keskendunud ühele asjale, ärevus, lihased ei liigu, see informatsioon ei liigu nagu õiges suunas ülevalt alla või alt ülesse, eks ju. Ja O-jalad, X-jalad, ütleme lihtinimese keeles, eks ju. Kas see tähendab seda, et lapsed lihtsalt ei liigu piisavalt ja nende jalad ei arene, nende liigesed ja lihased jäävad kuidagi nagu kängu? Just, ja muidugi lihtne on selle lapse vanemale, et võta telefon, istu, ole vait, eks ju. Et reisidel, kus sa käid, esimene asi antakse tahvel kätte, suurema ekraaniga telefon kätte, mängu, eks ju. Ära sega. Ära sega, aga anna talle parem pliiats ja paber, anna talle mingid ümmargused pallikesed või vanasti olid hernekommid, eks ju, et las ta korjab neid jalgadega parem maast ülesse. Mängige mänge, jookske võidu trepist ülesse, varvastel tulge alla, varvastel, see on ühtepidi või teistpidi lihastreening. Kusjuures mina isegi mäletan kooliajast natuke, et oli küll selliseid harjutusi, mis nagu kuidagi olid päkkadele keskendunud, et ma ei tea, kas neid tänapäeval ka tehakse või et kas laste päkkad tänapäeval üldse kuulavad sõna, et kas need päkkad üldse oskavad teha neid asju, milleks kõigeks nad võimelised on, et kuidas on? Ma ei kujuta ette, vaata, ma koolis töötanud ei ole, et ma olen küll kunagi andnud mõned kehalise kasvatuse tunnid, aga sellega on ka minu teadmised piirdunud. Et ega ma mõtlen, kui ma võtan oma laste peale, et ega ma ütlen ausalt, et ka minu puhul on, et kõik need jalaprobleemid, või ütleme, et jalanõude valikud, tekib neil juba see oma tahe ka, et mis sobib ja mis mitte, et praegu on vaikse populaarsus kogumas, ma tean, mul sõbrannades on need barefootid, siis on need laiad jalanõud, et peaks olla hästi mugavad. Ma olen näinud neid täiskasvanute jalas, aga mitte noorte jalas. Aga selles mõttes nad näevad koledad välja, ma saan aru, miks nad ei taha neid panna, et ma ka ei kujuta ette, et ma paks kontsa kinga, millal on ees on see barefoot, et näeb niisugune päris kummaline välja, et ikka tahaks midagi ilusat ja no nii on. Ja, aga nendele ilusatele, ütleme, kui me räägime siin lapsest, kes on 14, eks ju, kes higistab, ütleme, hormoonid hakkavad möllama, higistab, ta tahab ilus näha välja, no poisid tahavad eriti mehelikud näha välja, eks ju, et ka nendele asjadele saab personaalselt tema arengu järgi ka vajalikke abivahendeid, et sellele jalatsile, meil oli siin sügisel selline teema, et nagu ainult need Nike'i jalatsid olid ainult kooli minemiseks kõlbulikud, eks ju. Aga üllatus, mõnele tüdrukule ei saanud õige number, õõrus varbavahed ära, eks ju, siis sellega seoses varbaküünevallid, tulipunased valusad on ju. No mis siis lahenduseks oli? Lahenduseks oli see, et ta käis esiteks 3 kuud meie juures kogu aeg iga 2 nädala tagant seda asja hooldamas, mis talle haiget tegi, ja teine oli number suurem jalats, sest me mõõtsime ta jala ära ja me saime talle õiged Nike
tossud jalga, eks ju. Kusjuures nii vist ongi, et noorte hulgas on teatud kaubamärgid on nagu eriti populaarsed, aga samas igal kaubamärgil on mingisugune oma iseloomulik jalatsi kuju ja selle populaarse jalatsi kuju ei pruugi ju konkreetse lapse jalakujuga alati sobida, et see vist on küll probleem. See on alati probleem olnud, et läbi aegade, kui ma mõtlen enda noorpõlve, eks ju, kus kommunari jalatsid olid kui siuke 80ndate keskel, et see tost tuli ja see oli äge, eks ju, ja seda oli raske saada, siis tänasel päeval on see sama probleem, aga ma arvan, et see on meis kõigis lastevanemates ka kinni, sest laps ju imeb informatsiooni ühiskonna kaudu, see, mis teda ümbritseb. Et kui sa räägid lapsele, et see on okei ja normaalne, kõikidel ongi erineva kujuga jalad ja sellepärast tuleb valida erineva tootja jalatsid, et teeme nii, et su jalal on hea. Mina näiteks magasin maha selle, kui ühel minu lapsel oli jalgadega selline kasvuspurt. Ja ma mõtlesin, ma just ostsin tal uued jalanõud, et ma nüüd tükk aega ei pea sellega tegelema. Tegelikult tema jalg kasvas kiiresti edasi ja tal jäid jalanõud nii ruttu väikeseks ja ta ei kurtnud ka, nii et nüüd tal ongi nagu minu meelest varbad kergelt krõnksus ja need muhukesed on peal. Ja see on lihtne tulema, sest et just nimelt tegelikult me saame jalakuju ja lihaseid muuta kuni 25. eluaastani. Kui me sellega kõik koos tegeleme. Seda on hea teada. Absoluutselt. Liigu, hoolda ja vali õiged jalanõud. See on nii lihtne. Siin ei ole mitte midagi nagu raketiteadust välja vaja mõelda. No millised sellised nüansid on inimese jalgade puhul, mida ta võiks nagu ise jälgida enda jalgade tervise juures, et siis ennetada jalaprobleeme või siis õigeaegselt nagu jõuda sinna podoloogi juurde, et ma ei tea, vannis käies näiteks tasuks võib-olla oma jalad üle vaadata või siis ma ei tea, et kui jalgal on mingi imelik tunne, et rohkem seda tähele panna või? Keha on üks imeline masin, mis remondib ennast ise. Kuulake teda. Jalgu tuleb iga päev pesta. Isegi kui sa oled 80+. Ikka pead sa neid jalgu pesema. Teine, kreemitamine. Jalgade tervishoid tegelikult on nii vaimne, füüsiline kui ka sotsiaalne osa tervest maailmast. Sest sinu keha annab sulle kohe märku näiteks, kui sa täna pesed jalgu, kreemitad ära ühe kreemiga ja nüüd 5 aastat hiljem sa oled nagu rutiinis sees, et nagu Kristigi ütles, et kehale meeldib olla mugavustsoonis ja see on 100%. Aga nüüd ühel hetkel on 5 aastat möödas, see kreem ei sobi mulle enam. Issand jumal, ennem kogu aeg sobis, nüüd ta enam ei sobi. Näe, nüüd on punaseid täppe täis, mul on kanna peal on väikesed praod ja need teevad haiget. Aga see pole kreemist tingitud. See ei ole kreemist tingitud. Just. Sa oled täiesti õige. Tule spetsialisti juurde. Kaardistame ära. Võtame laste kasvamise. 4-aastasel treenime lihaseid, õpetame temaga läbi mängude, õpime lihaseid kasvatama. 14-aastane. Fui, hoi, ma ei taha. Mis asja? Ema, see ei kõlba. Isa, ei, ma ei kuula. Jalad lõhnavad. Ta ei saa aru, mis juhtub, miks mul need on, tal on häbi, ta on omaette voodis, ta nutab, tal tekib ärevus, ta guugeldab, ta otsib juba nende AI-delt abi, eks ju. Vastupidi, hakkame 10-aastaselt rääkima. Tekitame tas füüsiliselt juba selle harjumuse, nagu hammaste pesu on, nagu juuste kammimine, nagu jalanõu jalga panemine. Nii lihtne see ongi, tegelikult. Õpime koos, harjutame neid asju, et ei tekiks neid asju, sest me hoiame ära seeninfektsioonid. Seeninfektsioon on suhkrumaias, temale meeldib suhkur, eks ju. Siis me ei pea muretsema selle pärast, et meil on valetoitumine või et sellel hetkel on meil see valetoitumine, eks ju. Et kuulame oma keha ja ärme anna talle seda, et põlved näiteks. Tuleb inimene, ma pean minema põlveoperatsiooni, mul on kõik nii valus, eks ju. Ma räägin sellele meesterahvale, teeme teiega praegu kõigepealt katse, enne kui te olete otsuse teinud operatsioonile minna. Teeme kõigepealt katse. Võtke endale füsioterapeut, mina annan teile siit ka need harjutused, venitage ja kohtume 2 nädala pärast.
tehke 14 päeva, lubage mulle, et te teete neid harjutusi 14 päeva. Ta tuleb tagasi, töötab, talle enam põlv ei valuta. No siis ei ole vaja operatsioonile minna, vaid siis on vaja liigutada ennast. Õigesti liigutada. Me jõuame sinna, et juba algusaegadest, noorest peast võiks olla see, et me ikkagi suuname õige toitumise juurde, selle püsiva treeningu juurde, et ka nendel inimestel, kes käivad väga regulaarselt trennis aastaid, ka nemad ei viitsi sinna minna, päriselt ei viitsi. Ja nad võitlevad sellega, ma arvan, et võib-olla kui mitte igapäevaselt, siis mingite perioodidega kindlasti. Aga see ongi see harjumus, et ma lähen teen selle ära, või see, et on meil see jõuluaeg, me lubame endale midagi rohkem ja siis me läheme tagasi sinna normaalsesse tsüklisse, mis toetab meie keha palju paremini. Ja ma tahaks kindlasti tuua sellise näite veel siia, minu arust on see ülioluline ja minule oli see jälle siukene vau-efekt, et halloo, Monika äratus, et näiteks lähen mina poodi, minul on kaasas sularaha, ma lähen ühte teatud asja ostma, sest mul on üks remondimees, kes on mulle juhendid andnud, eks ju, ja ma lähen nüüd seda asja tooma. See juhtumisi oli IT-maailmas, arvutitehnika, eks ju. Nii, mina lähen sinna, kõik toode olemas ja häiris mind selle noormehe kehahoiak, ta oli nagu, mind ajas kohe muigama, et oota, miks ta on nagu küsimärk seal leti taga, eks ju. Aga miks ma räägin, et me hoiame jalgu vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt, just nimelt sellepärast, et sellel hetkel tekkis teadmine, et selle noormehe aju läks täitsa sassi. Ma maksin, on 3 sorti inimesi, kes maksavad sularahaga ainult, enamus on eakad, siis me maksame kaardiga, kes olen mina, enamalt jaolt, eks ju, ja siis on need noored, kes ainult telefoniga, sest nad ei tea PIN-koode, eks ju. Aga nüüd sellel noormehel oli kõik aju sassis. Ta vaatas seda raha, ta sai aru, et see oli raha, aga väliselt oli see, et ta korra tõmbas ennast sirgu, siis tal oli valus, keha oli ebamugavas, siis ta läks uuesti, ta käed ja aju ei teinud koostööd, sest käed hakkasid tegema klaviatuurile, et võtame kaardiga raha vastu, aga ups, oli raha käes, mis ma sellega nüüd tegema pean? See oli nagu subtiitrid tal otsa ees, et tema käed said aru, mis see on, tundsid ära selle tunde, et see on raha, aga tema aju ei osanud sellega midagi teha ja siis ta 3 korda enne, kui ta oli võimeline lugema kokku 20, 40, 60, 80, 120, eks ju. See 6-20 eurost oli nii raske kokku lugeda. Ma saan aru, et ta pidi selle sinna aparaati, see oli ka veel koordinatsioonihäire oli seal. Ta võttis selle 20, ta ei saanud kohe sinna. Sa tahad öelda, et paigal istumine keerab sul kõik sassi? Absoluutselt. Esiteks su keha on kängu jäänud ja teiseks ka su mõtlemine jääb kängu. Absoluutselt, sest minu lemmikmees Oleg Gross, ma ütlen selle koha pealt, iga hommiku teeb tema üle 100 harjutuse. Olgugi, et ta on olnud kõva spordimees vanasti, eks ju, aga ta säilitab seda rutiini. Nagu me Kristigagi räägime, tuleb rutiini säilitada varases nooruses, hakata tekitama nii, et me teeksime automaatselt seda. Et see muutuks harjumuseks. Et see muutuks harjumuseks. Ei ole palju inimesi, kes tulevad insuldi tagajärjel nii hästi välja. Insult on väga raske haigus ja see võib sul lüüa sassi nii, et meil on väga palju kliente, kellel on insult ja tagajärg ja nad ei ole kaugeltki nii heas korras, kui on Oleg. Sellepärast, et Oleg annab ise asjale juurde, ta treenib. Matemaatika on ajutreening, ehk siis tal ei ole raha lugemisel koordinatsiooni häireid, eks ju. Et aga sellel noorel inimesel oli. Sellel noorel inimesel oli reaalselt tegelikult. Just, mitu harjutus koos, ega need on funktsionaalsed harjutused, üks on jõusaal on tore, ta annab see lihasmassi sulle juurde, aga kui saa teha sinna funktsionaalset juurde, no tegelikult ideaalis, mis me võiks teha, meil on jõusaal, siis meil on aeroobne treening, siis meil on tasakaalutreening, siis meil on venitustreeningud, mobilisatsioonid ja no siis see kõik sinna kokku panna, et siis oleks ideaalne maailm, noh, paratamatult iga nädal me ei jõua seda teha, aga see nende paiksetama treeningutesse neid nüanssi juurde panna ja ongi, mida rohkem tuleb seda iga juurde, seda rohkem võiks olla ka treeningutes just nimelt seda
koordinatsiooni ja erinevate liikumiste kokkupanekut, et sul jalg ja käsi liiguvad koos või sa pead astuma ja lugema ja jalga vahetama ja nii edasi. See natuke meenutab mulle seda, et kui naised käivad aeroobikas, siis mehed vaatavad mõnikord sellise pilguga, et mis nad seal kekslevad, aga proovige ise neid harjutusi kaasa teha. Just. Tegelikult on keeruline, ega paljudel naistel ka ei tule see välja, et see on hästi palju inimeses kinni, et ühele meeldib sumba, kus käivad käed, jalad käivad risti põiki ja teised tahavad, et sul on see jõusaal ja hästi niisugune kindel liikumissuund. Aga ma tahaks ütlema, et see vanus ei ole nagu vabandus, et paljud jõuavad ju sinna treeningute juurde, et nüüd aina enam, et see on jälle, treeningud on muutunud populaarseks ja sinna jõuavad ka ütleme siis noored eakad. Ja mul on selles mõttes hästi tore kogemus, ma olen andnud ka eakatele tunde päris pikalt omal ajal Sparta spordiklubis. Et seal on hästi toredate eakate grupp, esiteks seal on eakate treeningud rühmatrennina, aga seal on need, kes käivad ise jõusaalis veel eraldi, et seal on nagu 80-90 pluss vitaalsed nagu naised ja mehed, et need on nii tore lihtsalt vaadata, et kus sina tulevikus tahad olla, kas sa tahad olla kägaras kuskil valudes või sa tahad olla vitaalne ja käia suhtlemas inimestega. No üldiselt te olete vist mu ära rääkinud selle tänase saatega, et ma tõesti vist pean trenni minema. Trenni minema ja sensori peale panema ja natuke analüüsima ennast. Just nimelt ja rohkem oma jalgu jälgima ja rääkima ka oma lastele, et kui teie ükskord lapsed saate, siis hoidke ka oma laste jalgadel rohkem silmad peal. Aga ühesõnaga oleme oma saatega taas jõudnud selleni, et meie üldine vaimne ja füüsiline heaolu on seotud ka meie jalgade tervisega, nii et tähelepanu tasub oma jalgadele pöörata. Aitäh teile saatesse tulemast, Moonika Simm ja Kristi Vaher, hea kuulaja, terved jalad, terve elu, kõike head ja kohtumiseni! Jalaravikabineti podcast.